Tere, kena teisipäeva õhtut. Kell on 7 täpselt ja mina olen väga segaduses praegu. Ühesõnaga, ma olen täna terve päeva kõike teinud, et lihtsalt edasi lükata pakkimist. Sest ma olen lihtsalt nii segaduses selle osas, mis ma pakkima pean, sest et me lähme homme Milanosse About You Award show'le ja Milanos on mingi 30 kraadi praegu. Ehk siis mul pole üldse kaimu, mis sellised kraadid tähendavad, on ju. Ja ma olen üritanud siin kuidagi väga süsteemselt enda pakkimist korraldada. Ma kohe näitan teile, mis süsteem mul on, aga pean kohe siin mugavalt istuma, et see olukord ei oleks ometi nii lihtne, et ma käin Milanos ära, sups-lups on ju. Siis saabus mulle paar päeva tagasi üks pakike, mille sisu on sissejuhatus minu tüdrukute õhtusse. Ja see toimub kohe peale mu Milano reisi, nii et ma ei saa vahepeal isegi koju tulla, aga midagi ma ei tea, mis toimub. Mul on antud mingid juhised, mida ma järgima pean ja ma pean siis selle raames võtma kaasa ka tohutult palju veel asju. Ja sellepärast ongi see pakkimine olnud täna täiesti hektiline. Tere! Tere! Ma teen teile kiire ülevaate, mis siin minu tüdrukute peo pakis oli. Rabarbar on ju. Siis Balderian. Et me ikka suudaks rahu säilitada. Deodorant. Kes saab aru, see saab aru. Siin on plaastrid, ibuprofeen, siis siin on mu põepõletiku rohud. On üks väga haige inimene. Ja igasuguseid vahvaid asju veel, ütleme nii. Kõige epikum asi siin pakis oli see kiri, mis siin kaasas oli. Ja see oli kirjutatud siis täpselt nagu Lady Whistletowni poolt, kes on vaadanud siis Bridgertoni, teab, kes on Lady Whistletown. Ja see kiri on mega lahe lihtsalt. See ongi nagu siuke, no täpselt nagu sealt tulnud 19. sajandist. Ja see ei anna mulle mingid vihjeid, mis saama hakkab, aga ta on väga põnevust tekitav. Ja mul on siin siis kaasas ka list asjadega, mis mul vaja pakkida. Seega, teen teile kiire ülevaate. Ühesõnaga, siin on mul hunnik neid asju, mis mul on sinna tüdrukute peole vaja, on ju. See ei ole veel nagu täielik hunnik, aga ma lihtsalt viskasin need asjad, mis mul praegu oli meeles. Siin on mingid, ma ei tea, mingid ujumisriided, jakid, ma ei tea, kontsad, mida iganes. Siis mul on seal terve hunnik tehnikat, mis mul on vaja Milanosse kaasa võtta. Siis siin hakkab tulema nüüd siis see Milano hunnik, mis ma ei tea veel, kas on lõplik. Ma üritasin seda listi niimoodi kokku panna, et meil on seal koha peal 2 õhtut ja 2 päeva, pluss siis lennukriided. Lennukriided on mul juba seljas, sest tegelikult ma lähen juba täna kodust ära. Ma lähen täna õhtul juba Lotta juurde ära, et ma saaksin esiteks viia sinna kogu selle tüdrukute õhtustaffi, on ju, mis mul läheb kohe peale reisilt tulemist vaja, ma ei tea. Ja kuna Lotta kodu on väga lähedal bussijaamale, kuhu ma pean hommikul minema, siis ma lähengi ööbin täna seal. Ma jõudsin kohale minu vana kodu. Ma saan siis siin täna nautida täielikku üksindust ja nii raske on alati tulla ära koduste juurest, kui lähed kuskile natuke pikemaks. Aga neil on nüüd ka kassid läinud hirtele pidu, saavad seal ägedat isi ja poja aega veeta. Ja minu tänane otsus siis tulla ööbima siia, kus ma saan hommikul kiiresti liikuma, oli täielikult puhtalt mu enda heaolu nimel tehtud otsus, sest et ma juba ei mäleta, mis ma eelmises klipis rääkisin, aga meil on siis plaan selline, et mina lähen koos Anna-Elisabetiga ja meile siis sobivad lennuajad olid täpselt niimoodi, et
me peame homme minema Riiast lennuki peale ja selleks me peame siis sõitma bussiga Riiga, sest et ühtegi lendu Tallinnast ei läinud sinna. Ja buss läheb vara hommikul välja, kuigi meil lend läheb alles mingi 4 vist, aga Riiga on nii pikk tee bussiga. Nii et ma teadsin, et kui mul on homme mingi reisimispäev, lennupäev on ju, siis see ei tähenda mitte kunagi mu ööune jaoks mitte midagi head. Nii et ma nägin võimalust natuke enda olukorda pehmendada ja ma haarasin sellest. Nii et ma kavatsen siin nüüd chillida, mõnuleda, nautida veits seda oma vana kodu üksindust. Ja ma arvan, et teiega näeme homme hommikul. Ma saan nüüd lõpuks sõna võtta, kell on 7:30 Eesti aeg, kohalik 6:30 on ju. Ja ütleme nii, et me vist ei oleks saanud valida pikemat trippi, et siia jõuda. Teekond algas siis hommikul kell 9 on ju. Bussiga sõitsime 4 tundi Riiga. Riiast me läksime siis lennuki peale, sõitsime 2,5 tundi Milanosse ja just maandusime Milanosse, istusime rongi peale, et sõita tund aega Milano kesklinna, sest et kõik rongi või need lennujaamad on siin umbes tunni aja kaugusel. Mul juhe nii koos juba. Olen terve päeva ainult istunud. Rong on täiesti rahvast riiki täis. Me nägime kusjuures nii lennuki peal kui ka lennujaamas väga palju Läti influencereid. Me küll ei tea mitte ühtegi neist, aga nad olid kõik riides, täpselt nagu influencerid riides käivad. Nende vorm oli siis teksad, crop top ja oversized see pintsak. Nad nägid kõik väga head välja. Ja kallispott oli ka. Nad tõesti nägid kõik head välja, nii et kohe oli nagu näha, et on vaeva nähtud. Mitte nagu mina, kes oma mingitele takata dressidega siin. Aga meil on ka mingi 12-tunnine trip, okei? Aga igatahes, me sõidame nüüd praegu läbi siis mingisuguse sellise vaate. Kas sellepärast me siia tulimegi? Aga siin on väga soe, praegu on 24 kraadi õhtul. Ja siin on tegelikult olnud nädalaid mingi hull kuumalaine, nii et mingi üle 30 kraadi on iga päev. Ja täpselt see nädal, kui me tuleme, on siin iga päev äikesetorm. Aga suva, vähemalt on soe. Loodan, et meil läheb sellega siin ikkagi hästi. Aga ma siis suhtlen teiega uuesti, kui me oleme jõudnud kuskile kaunimasse kohta kui see siin. Me oleme praegu tegemas oma elu kõige kallimat taksosõitu, aga see kõik tulenes sellest, et me oleme juba nii läbi sellest rongiga loksumisest ja mitte millegi arusaamisest, et kus me oleme ja kus me minema peame. See linn on ikkagi nagu nii suur ja me tulime siis rongiga tsentralis maha ja no reaalselt lihtsalt ei saa aju ei võtta enam, mis sa tegema pead. Ja siis me otsustasime kutsuda takso, meil tuli mingi luxury service. See oli kõige odavam, mis oli pakkuda seal Uber äpist. Ja see ei ole odav. Aga vähemalt nüüd meil on megad vaated, siis me sõidame läbi linna, läbi vanalinna, mõnus. Ja me väga välja teenitult sõidame praegu oma 36 eurose taksoga. Me jõudsime oma hotelli ja see on lihtsalt uskumatu, et me siia lõpuks jõudsime. Ja see hotellituba on väga-väga normaalne, see on 3 tärni hotell muidu ja eriti normaalseks teeb seda see, et me oleme lampi põhimõtteliselt kuskil peatänav-ish kohas. Siit on alla kilomeetri on Duomoni jalutada ja kui me teeme siit akna lahti, on meil see melu nii, et tapab. Seal vanalinn paistab, on ju, tornikesed, särgid, värgid. All on Five Guys ja Mac. Ei saa kurta, seal on mingi äge müür. Ja mis me kavatseme nüüd teha, on see, et ennast veits korrastada.
ja meiki fiksida ja siis minna jalutama kuskile sööma. Sest meie trip on olnud väga pikk. Me saime ennast valmis pandud ja tulime jalutama. Esimene peatus oli meil Mac, kiire näljakustutus just burgeriga. Ja siin on nii soe, lihtsalt nagu peale 10 kuud külmust. See on lihtsalt imeline. Ja kõnnime siis 2 sammu oma hotellist ja meie tagahoovis Duomo lampi. Ma ei tea, kuidas me selle hotelli valiku nii tegime. Ma lihtsalt sõnatu praegu. Tere hommikust Milanost! Meie täna hommikused väiksed võidud on see, et mina magasin, mis on väga suur asi. Ma ei jäänud küll kohe magama, aga ma magasin. Ja kui ma arvasin, et mul normaalselt magasin, et äkki mingi üksi jäin magama, mingi 7:30 vist ärkasin, siis Anna tegi mingit apokalüpsise und ja pani veel mingi 2 tundi otsa siia, nii et ma siis ootasin siin toas pimedas mingi. No, varsti saab ju hommikusega aeg läbi. Ootan äratada ka ei taha. Aga it's a new day, it's a new dawn ja õues on väga palav, mulle tundub. Teeme kohe akna lahti ja vaatame, mis me ikka ennustame. Täna on meil siis neljapäev. Milanos ilmselt inimestel tavaline tööpäev. Teed akna lahti ja mingi kuumus lihtsalt litib vastu nägu. Aga nüüd hommikusöögile. Que estás aquí tan cerquita de mí y me hacía falta porque la última vez que vine tú no estabas, baby. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder. Vamos a bailar, quiero verte mover lento hasta que ya solo junten nuestros cuerpos. Lento, yeah. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. No nii, küll on juba saanud. Mis ta on meil saanud? 4:30 või? Ja meil oligi plaan, et kell on 16:26, me oleme täpselt graafikus. Meil oli plaan, et me peame olema 4:30 tagasi hotellis, siis me hakkame ennast sättima ja meil on siis kindel kellaaeg, millal me saame sinna About You üritusele ennast sisse check-inida. Kuna seal on ilmselt väga palju inimesi, siis kõikidele on antud mingi oma ajavahemik. Ja ülimõnus päev oli linna peal, nii palav, mõnus, täpselt see soojus, mida ma vajasin sealt külmast Eestist tulles. Ja me käisimegi siis päev poodides, käisime söömas ja ma teen teile väikse kiire hauli ka. Ma ostsin ise küll väga-väga vähe asju ja ainult vajaduspõhiselt. Ehk siis me käisime 2 korda Starbucksis ja see teine Starbucks, kus me käisime, mis ma teile näitsin ka, see on Starbucks Roastery ja see oli lihtsalt eepiline. See oli nii ilus, nagu mingisse muuseumis astuks sisse ja seal koha peal siis nagu röstiti ube ja see oli seest ülivõimas ja me saime. Seal oli ülikallis kohv ja sellepärast oligi kallis, et me saime kohvi sellistes nagu kaasaskantavates topsides, mis me saame koju kaasa võtta. Minu hauli esimene osa, kuna oli nii palav ja ma tahtsin enda õhtuse kleidi alla õhukesi biker-shortse, siis ma leidsin mingist pesupoest. Võtan siia. Sellised mingid nagu põhimõtteliselt õmblusteta hästi õhukesed biker-shortsid, et mu jalgadel oleks mõnusam. Ja kuna mu kleit on eest veits lahti, siis mul oli vaja mingit rohelist kas braletti või mingit asja siin alla. Ehk siis ma ostsin H&M-ist sellised rohelised bikiinid, hästi tavalised. Ostsin alumuse otsa ka, siis ma saan neid Eestis kanda ka rannas. Et ma loodan, et see lahendab mu kleidi avara mure. Anna otsis terve päeva endale uut kleiti ja lõpuks ta leidis selle. Minu kleit on selline, mis teeb täpselt seda, mida ma tahan, ehk siis ta ehk siis ta katab ära mu käsivarred, aga näitab mu jalgu. Yes. Ja ma käisin Sephoras. Oota, kus me selle kleidi ostsime? And Other Stories. Ja teate, mis on lahe või? Et tavaliselt, kui ma käin reisil, siis mina olen see history faktide inimene, kes räägib, mis aasta see maja ehitati ja nii edasi. Ja täna meil oli, kuna me oleme ikkagi moepealinnas. Ei, moest ma ei tea midagi. Ja, no, ühesõnaga Milano on ju, siuke moevärk. Siis Anna terve päeva rääkis mulle kõikidest brändidest, tutvustas mulle kõiki mingid brändikotte, mis akendal olid. Ma mingi, huvitav, lahe. Sest ma ei tea ise neid asju. Kas sa tahad beauty hooli ka? Jaa.
okei, ühesõnaga, me tahtsime minna ostma setting spray'd, sellepärast, et me läheme sinna eventile, kus make võiks olla nagu... Praegu ma olen täiesti higine lihtsalt. Ja Urban Decay'd siin Sephoras ei olnud, võib-olla seal suuremas oleks. Aga siis me võtsime sellisesse nagu Milk Makeup, see on see niisutav meiki alus keel, et kui sa paned selle enne meiki näole, siis ta nagu liimib selle, ta kõlab nii halvasti, aga liimib selle meigi su külge. Siis siin on Fenty Beauty, kui keegi kunagi satub Sephorasse, kus on Fenty Beauty, ma väga soovitan. See on Rihanna ilubränd, kui äkki keegi ei tea. Ja see on lihtsalt see kompaktpuuder, mida kaasas kanda, sest selliste ilmadega, kui sa tahad kanda jumekat, see lihtsalt sulab sul nagu näost ära, siis on hea natukene kinnitada. Ja maailma number 1 huulepolk on Charlotte Tilbury Pillow Talk. See on mega ilus toon, mis sobib igale nahatoonile, igale aastaajale ja ma väga soovitan seda alati kõigile. Nende huulepliiats on ka super. Bye! Facts only. Nii et teate, kui hea on käia niimoodi reisil, et tavaliselt ka kui ma käin Lottaga, siis Lotta annab mulle kõik seda moe nõu ja see meigi asjade nõu ja nüüd praegu Annaga oli täpselt sama, sest et mina neid asju ei tea ja ei suuda meelde jätta, nii et on väga tore, kui on keegi teadjam inimene kõrval. Vot, aga nüüd ongi meil aeg hakata ennast vaikselt valmis panema. Instagramist oleme siin näinud, et kõik teised Eesti tüdrukud, kes siin on, kõik ka juba panevad ennast valmis erinevates asutustes. Et kindlasti on äge neid seal näha, sest tegelikult Eestist on päris palju tüdrukuid siin. Ja käisime H&M-is ja täiesti juhuslikult seisab siis H&M-i seal maksimisjärjekorras selline inimene nagu Mimier Makeup. Ma ei tea, kas te teate teda TikTokist või Instagramist, aga ta on väga-väga viral TikTokis ja ta on ka üks nomineeritud osalejatest siis siin About You üritusel, nii et äge oli näha ikka sellist natuke kuulsat inimest. Siis ma salaja filmisin teda. Aga ühesõnaga, paneme nüüd valmis ennast. On ka olnud võib-olla värskemaid hommikuid. Ma ei tea, kas 5 tundi und tuli täis. Vist ei tulnud isegi nii. Aga sellest ürituse muljed minu meelest oli üli lahe üritus. Nagu, ma ei tea, see oli kuidagi nii äge, hästi korraldatud ja pole kunagi sellisel üritusel varem käinud, nii et väga positiivsed emotsioonid. Ma seal nõudsin ka kõikide oma TikTokeritega pilte, alates siis Elevator Boydest ja Mimier Makeupiga tegime pilte ja nagu nii lahe lihtsalt. Olen nii excited selle pärast. Ja, mis ma tahtsin teile näidata, on selline koodibag, mis me sealt saime. Ehk siis vaatame, mis siin sees on. Ja see kott ise on juba nagu suur, see mingi süke nahast, see nagu poe kott põhimõtteliselt on ja. Ja vaatame siis, see on päris fullis, nii et esimene asi on siin mingi popcornid, mingi brändi poolt see juukselõks on ju, siis igasuguseid mingid ehteid, juuksehari, päikseprillid, vaatame, see on siis Captain & Son, mis on About You enda bränd. Ja päiksekad on sellised. Päris ägedad. Mingi lõhnamoodi asi. Seerum. Eliksiir. Professionali väike primer. Siis siin on mingisugune markeri värk. Booty blender. Kohvri väike tag. Ka jagub seda pakkimist. Mis su muljed üritusest? Äge käinud. Ei, tõesti äge. Meil on täna kell 6 lend, mis tähendab seda, et praegu on siin väljas 33 kraadi ja me peame oma asjad kokku pakkima ja minema Tuiamaa linna peale. Ja et vaatame, mis me täna teeme, meil ei ole mitte ühtegi plaani. Siit tuleb siis päevane sissekanne. Meil on siis käimas päev number 3, täna on reede ja kuna meil on siin mingi 3-4 tundi praegu linna peal aega,
siis me lihtsalt jalutame, vaatame ilusaid maju. Istun siin praegu Tooma kõrval pingil, joon kohvi. Anna läks poodi ostma endale uut särki, sest et siin on 33 kraadi ja tal hakkas väga palav. Nii et ma lihtsalt naudin praegu seda siin olemise elu ja võlu. Ja ma ütleks, et see on niisuguseks nagu nädalavahetuse reisiks, mingi 3 päeva täiesti ideaalne, sest et kõik põhilised vaatamisväärsused on üksteise kõrval, nii muuseumid kui ka kirikud, katedraalid ja väga-väga mõnus on siin jalutada ja käid vaikselt poodides, vaatad neid vaatamisväärsuseid ja lihtsalt naudid sooja ilma, istud, sööd pitsat, jood aperoli ja ega siin ei olegi vaja midagi muud põhimõtteliselt teha. Et täna ma tunnen, et meil ongi tegelikult piisavalt juba nähtud ja tehtud ja pole üldse mingit kurba tunnet, et peab ära minema, sest et me oleme siin ikka neid elamusi saanud korralikult, ikka väga korralikult selle linna näol, selle About You ürituse näol. Ma olen nii tänulik, et meid siia kutsuti, see on nii äge lihtsalt, et selline võimalus on, sest et Eestis ei tehta muidu selliseid asju. Aga meil siis ongi nüüd plaan, et loodame, et Anna saab endale uue särgi haemist ja siis lähme veel sõname pizzat, sest seda me ei ole jõudnud siin teha ja ma kindlasti tahan Itaalias pizzat süüa. Nii et lihtsalt naudime. Ja siis üritame kuidagi jälle jõuda tagasi lennujaama, mis tundub täiesti crazy ettevõtmine, aga ma arvan, me saame hakkama. Meil läks lennuka peale jõudmine väga napiks, sest omast arvast me olime ilusti aega varunud, aga lõppkokkuvõttes me pidime läbi lennujaama jooksma ja vahetasime lennujaama kuskil WC-s kiiret riided ära, mul oli see ilus suvekleedike seljas. Aga jõudsime just peale ja nüüd hakkab meie teekond Riiga ja Riiast me läheme siis lennukiga veel Tallinnasse. Ja sellega ei lõppe minu seiklused, sellepärast et homme vist peaks toimuma minu tüdrukute õhtu. Üritan oma sellest väsimusest ja reisikoomast välja tulla ja siis vaatame, kuidas meil sellega läheb. Aga aitäh, et vaatasid ja egas meil midagi, kui näeme varsti jälle järgmises videos.